Ja tõepoolest, seda, mida te siit loete, see vastab tõele, et Narva karjäär muutub kaevanduseks. Ja see on üks meie selge ja siiras soov, just nimelt neil kahel põhjusel, mida ma ka tervitussõnades ütlesin, ehk suurem efektiivsus ja väiksem keskkonnaline jalajälg. Meeldetuletuseks veel, kus me täna oma ressursiga oleme, kus ta paikneb, kus teda on, enne kui me läheme siis Narva karjääri teemasse sügavamalt sisse. Siia kogunenud inimesed kõik teavad, mis on viimase 100 aastaga meie põlevkivi tööstusliku kasutamisega tehtud, kui palju meil on aktiivvaru. Neid numbreid ei hakanud siin eraldi välja tooma. Küll aga see pilt on heaks meenutuseks selles, et meie kõige esimesed karjäärid ja kaevandused on olnud põhjarannikul ja teatavasti siis põlevkivikiht liikudes ikkagi sealt, kus teda on ajalooliselt olnud kõige lihtsam kätte saada, kõige odavamalt, kus ta on pinnale kõige lähemal. Sealt on alustatud ja me liigume selgelt siis lõuna poole ja selle lõuna poole liikumisega siis loomulikult ka põlevkivikiht või teatavasti põlevkivikiht läheb ka sügavamale, saavutades täna meie Estonia kaevanduses peaaegu seal 65-68 meetrise sügavuse. Ja kõige parempoolsel lõigul on siis näha ka meie Narva tänane kaeveväli ja meie siis nii-öelda potentsiaalne Narva allmaa asukoht suures pildis, kus ta peaks tulevikus olema. Milleks? Need järgnevad slaidid annavad tegelikult sellele vastuse. Siin on hästi palju ka tehnilisi detaile peal. Ma ei hakka kindlasti neid siin ükshaaval ette lugema. Keskendun neist faktidest ja detailidest, mis siin välja toodud, võib-olla siis kõige olulisemale. Parempoolne ülemine graafik, natuke küll sigri-migri, ta näitab siis meil täna aktiivses kasutuses olevate tranšeede lõikes, kui palju on meil pinnase katendi paksus, et jõuda siis meile olulise ja väärtusliku põlevkivikihini. Ja ta seal meie nii-öelda suurema numbritega tranšeedes, mis on hiljem kasutusele võetud, on see katendi paksus seal juba lähenemas 30 meetrile. Ja tegelikult selle katendi eemaldamine ongi see üks väga oluline aspekt, et sellega meie väljatatava kaubapõlevkivi maht oluliselt väheneb ja me oleme sunnitud leidma muid tehnoloogiaid, et seda mõistlikult ja efektiivselt kätte saada. Ja siin vasakpoolne joonis kuvab siis punasena sellise osa meie täna Narva karjääri kaeveväljast, kus meie arvutuste kohaselt ei ole optimaalne kaevandada traditsioonilisel karjäärimeetodil. Ja see osa siis on meil märgitud perspektiivselt punaselt, kus meil oleks mõistlik kaaluda edasi põlevkivi väljamist halma meetodil. Efektiivsuse poole pealt, siin on ka parempoolsel pildil näha meie traaglainid, üks nendest ja lisaks sellele, et kui me tava-havad-meetodil kaevandamisega jätkame, siis see katendi paksus suureneb ja tegelikult, kui me vaatame täna muid uusi tehnoloogiaid just allmaa poole pealt, siis nende tehnoloogiate hind on ajas ka läinud odavamaks, nii nagu võib-olla on läinud päikesepaneelide energia väljaandmise mahukuse hind per ruutmeeter, per kilovatt. Nii tegelikult on ka allmaa-tehnoloogiate puhul, et me isegi hiljaaegu küsisime pakkumisi
uutele draglainidele. Meil täna on neid kasutuses tegelikult 10+1 reservis, et kui ja nende keskmine eluiga on seal meil tugevalt 40 aasta pluss kandis, siis üks uus draglain täna maksab üle 60 miljoni euro. Ja kui rääkida juba Alma tehnoloogiast, siis me eeldame, et see võimalik Alma kombain ei lähe koos toestusega oluliselt kallimaks kui üks draglain. Siin me näeme siis ka nii-öelda selle keskkonnalise jalajälge, väiksema jalajälje jätmise nii-öelda kujunduslikust aspektist. Parempoolsel pildil te näete siis meie tänast traditsioonilist avameetodil kaevandamist, kus siis pinnas lihtsalt tõstetakse edasi vastavalt sellele, kuidas jõutakse välja kaevandada põlevkivikiht. Aga väga oluline aspekt on selle väiksema keskkonnalise jalajälje puhul ka see, et te näete tegelikult selle kaevevälja arengu mõttes, tema suurenemise mõttes siin ajateljel, kui palju me peame pumpama pinnase vett avama kaevandamise puhul. Ja kuna Alma kaevandamine ja kaevandamise protsess iseenesest toimub ka kiiremini, siis tegelikult ühe efektiivsuse aspektina lisaks siis sellele keskkonnalisele jalajäljele tõenäoliselt on vaja pumbata vett ka oluliselt väiksemas mahus. Mõned sõnad siis selle tehnilise lahenduse koha pealt, et mida ta endast kujutab, miks siis just kombainlaava. Ma ütlen veidi etteruttavalt seda, et tegelikult seda sama meetodit on Eestis ka varasemalt tehtud ja mitte sugugi väikses mahus. Ja tihtipeale on ka tehnoloogilistes arengutes võib-olla võib kasutada sellist väljendust, et iga uus on hästi unustatud vana. Nii me võime ka tegelikult öelda kombainlaava meetodi kohta, millest ma veidi põgusalt hiljem peatun. Aga siin on siis kujundlikult näha läbilõige maapinnast ja selle võimalikust vajamisest kombainlaava meetodil põlevkivi väljamise osas. Ja siit on tegelikult ka joonise peal siis näha, et kui palju see maapind peale kombainkaevandamist nii-öelda võiks teoreetiliselt vajuda. Hästi oluline on siin märkida siis neid numbreid kindlasti selle efektiivsuse koha pealt, et kui me traditsiooniline kamberkaevandamise puhul on meie kaod seal üle 30%, siis kombain laava kaevandamise puhul jääb see sinna ligikaudu 5% piirimaile. Ja nüüd, milliseid katseid on tehtud varasemalt kombaini puhul, nii laus kui selektiivse kaevandaja puhul, siis seda on tegelikult tehtud siin 40+ aastat Eestis väiksemas või suuremas mahus. Võib-olla need protsendid, kus on kombainkaevandamist rakendatud varasemalt Eestis, ei ole võib-olla kõige kujundlikumad. Siin me näeme, et tegelikult ta omal ajal sai Kohtlas ja Sompas vast kõige esimese rakenduse. Ja kui siin näha seda Estonia osakaalu, mis on katsena tehtud, on ta seal alla 1%, siis arvestades teistpidi jällegi Estonia kogumahtu, siis ta on hästi oluline mahu mõttes ja ka selles mõttes, et Estonias katsetati just nimelt seda selektiivset kaevandamise metoodikat, mitte lausväljamist. Nüüd Estonia katsetest.
siin on näha ka need aastaarvud, millal midagi tehti, aga ütleme nii, et tõenäoliselt olid need prioriteedid tol Nõukogude aja lõpuperioodil veidi mujal. Eesmärk ei olnud pigem siis nii-öelda ka keskkonnalist mõju vähendada, vaid saada suuremat toodangut kätte. Ja tegelikult siis need katseperiood ei olnud nagu ka piisavalt pikk ja piisavalt süvakuti läbi tehtud, et sellest teha mingisuguseid kaugeleulatuvaid järeldusi tolle aja kontekstis. Küll aga kõik need andmed, mida tol ajal tehti ja kuidas tehti, on ilusti säilitatud, arhiveeritud, et meie insenerid on sealt saanud päris palju ka algandmeid, et neid tänasesse tehnoloogiasse ümber interpoleerida. Aga võib-olla, mis on hästi tähtis just keskkonnalise jalajälje puhul vaadata, siis kõigil on täna võimalik vaadata ka seda kohta või seda piirkonda Estonia karjääris, kus siis kombain kaevandamist tehti ja milline see loodus just selles kohas, kus on see vajum olnud, kui kenasti on ta loodustunud. Et kellel on sügavam huvi selle vastu, siis andke aga meie keskkonnainimestele või Olavile märku või Kalmerile on hea meelega valmis ka näitama seda piirkonda ja seda kohta, kus siis see maapinna vajumine on selle ajaga ilusti loodustunud. Aga äkki lähme siis ka nende tehnoloogiliste võrdluste juurde numeroloogiliselt, et tegelikult see tehnoloogiline areng on olnud äärmiselt võimas ja suur. Et siin ma võib-olla keskendun ainult mõnele olulisele numbrile, et sellesama nii-öelda siis masina kaasaegse võrdlus sellega, mida siis Estonias katsetati, et ta on oma maksimaalselt veojõult seal enam kui 5 korda suurem. Seda kiirust, väljamise kiirust loomulikult tagavad ka siuksed puhtalt mehaanilised aspektid, kui me vaatame tema kaalu, et see kõik kokku ühes sümbioosis on andnud sellised võimsused väljamiseks ja edasiliikumiseks, kus ta annab siis lisaks sellele keskkonnalisele jalajälje vähendamisele ka märgatavat efektiivsust juurde. Vaatame, millised on olnud need parima võimaliku tehnoloogia aspektist välismaised kogemused, millised on olnud katsete tulemused. Sellesse on päris palju panustanud austraallased, aga mitte vähem ka poolakad. Ja siin on need visualiseeritult välja toodud, et milline võiks välja näha siis Narva karjäär tulevikus. Ma ütlen täiesti siiralt, et sisuliselt me võiks näha ühes tranšees maa alla minekut täpselt samuti, nagu on see Punš-Longvaal kaevanduse pilt siin Austraalias välja toodud. Ehk sisuliselt meil ei ole vaja teha kallist kaldšahti. Kõik see seadmepark on tegelikult üsna kiiresti ja lihtsalt liigutatav, teisaldatav, edasitõstetav. See annab märkimisväärse edu ka sellises operatiivsuses ja tehnoloogia kasutamise kiiruses, sõltuvalt siis ka geoloogilistest muutustest. Ja siin on ka siis need eelised veel tekstiliselt välja toodud, mis nad siis veel meile nii-öelda kaasa annavad. Ja loomulikult siis ka, kui me oleme vaadanud seda väljatava nii-öelda kaubapõlevkivi osakaalu versus täna meil ka Alma kaevandamise puhul olevalt, siis kindlasti on ka siin palju väiksem
tööjõukulu ehk väga palju tööprotsesse tehakse siis automatiseeritult. Projekti käigust. Veidi selline ajaline perspektiiv siin juurde. Natuke sigri-migri slaid on, aga siiski ta midagi olulist siin võib-olla ütleb välja sellest, et meil täna on rahvusvaheline hange välja kuulutatud. Huvilisi on palju, päris mitmeid pakkumisi. Meie arendusteenistus ja Veljo eesvedamisel ka seda projekti meil veab. Ja me loodame siit saada head ja mõistlikud tulemid selle hanke lõpus. Nagu ma ütlesin, huvi on suur. Me räägime vähemalt 4-5 tehnoloogiapakkujaga läbi. Ja meie täna enda parim teadmine on, et tõenäoliselt me võiksime, kui kõik läheb plaanipäraselt, kõik turueeldused peavad paika, siis me loodame saada seal kuskil 2020. aasta lõpus, 2021. aasta alguses ka juba esimest toodangut. Ja selle hanke raames me oleme täna käinud läbi ka kõik kvalifitseerimisaspektid, küsitlenud tehnoloogilisi erinevusi, meil on sellest hea ja korralik ülevaade ja sellest tuginevalt meil on hea ja lihtne minna oma hankega lõppetappi ehk küsida siis tehnoloogia hinda, maksumust ja selle kasutuselevõtu kiirust. Me tänases selles projektis näeme ette selliselt, et kogu läbindustööd me võtaksime enda peale ja selliselt me oleme üles ehitanud ka selle hanke. Selleks on meil endal inimesed ja tehnika olemas, see tuleb viia sünkrooni võimalusel siis tehnoloogia pakkujaga, kes selle hanke võidab. Ja nagu siit ka parempool tabeli peal näha on, et me tegelikkuses siis loodame jõuda sinna 2-3 aasta perspektiivis, et umbes nii pikalt seda läbindust ka siin aasta kuni 2 ette tehakse, et need väiksemad kogused, mis siin näha on esimestel aastatel, need tegelikult tulevad läbinduse arvelt. Ja me loodame siis jõuda sellise mõistliku väljamise suuruseni seal kuskil, primaarenergia mõistes kuskil 6 teravatti tahaks saada, kui ta hakkab meil korralikult täisvõimsuselt tööle. Selles ulatuses, nagu me täna teda planeerinud oleme. Olgu siinkohal öeldud, et meie täna Narva karjääriväli annab siis seal kuskil laias laastus 12 teravatti kaubapõlevkivi välja energiaühikutes. Nüüd üks väike video, mis visualiseerib seda, kuidas see kombain ka töötab. Vaatame mõne minuti jooksul ka sellele üle ja läbi.
Ja selline oli siis Narva Alma projekti ülevaade. Tänan teid. Ära veel ära mine. Sa ei luba veel ära mind? Ma ei luba, jah. Selge. Tegelikult ma hea meelega annan praegu inimestele, kes sind kuulasid, võimaluse küsida. Ja kui on küsimise soovi, siis palun tõstke oma käsi ja teie juurde jõuab mikrofon, kuna meil on tegemist reaalajas ülekandega, siis mikrofoni toel kuuleb ka teie küsimust see seltskond, kes jälgib meid siis üle veebi. Ma ei näe üldse, ma olen täitsa pime, aga... Sealt ma näen, on käsi tõusnud. Meil on üks käsi seal, palun. Tuleb mikrofon. Tutvustage palun ennast ja... Rein Kuusik, Tallinna Tehnikaülikool. Ma tean, et viimastel aastatel on Eesti Energia ja ka paljud uurimisasutused intensiivselt uurinud niinimetatud tagastäitmistehnoloogiat. Palun, ja ma olen päris hästi kursis selle lähenemise puudustega ja ka positiivsete momentidega ja neid inimesi siin saalis, arvan, ei ole mitte vähe. Niisiis ma nüüd küsin natukene inetult, missugused olid need peamised asjaolud, mille tõttu teil ei olnud julgust kasutada unikaalset võimalust nii-öelda esmakordselt juurutada selline tehnoloogia, mis võimaldaks ka massiivselt taaskasutada põlevkivituhka? Ma saan aru, et küsimus eelkõige on selle, et nii-öelda seal almakaevanduses, kus me jätame siis täistervikud, et seal nendel almakaevandustes siis tagasitäitmist. Ma saan aru, et küsimus on sellega seotud eelkõige. No jah, nii ja naa, või täiesti minnes selle peale, et hilisemas staadiumis täistervikud likvideerida. Ma tean, et peamine aspekt, mille taha me oleme seal takerdunud, on loomulikult majanduslik ökonoomiline efekt. Aga ma tean ka seda, et ega me ei ole sellele käega löönud. Me ka jätkuvalt panustame sellesse, et leida seal veel täiendavaid lahendusi, viise, kuidas siis selle nii-öelda laustäitmisega ka välja tulla ja välja minna. Nii et see ei ole kindlasti täna kalevi all. Ma möönan, et te olete hästi informeeritud selles mõttes ja teate, tõepoolest ei ole ka meil kõige kõrgema prioriteetsusega projekt, nii et me selle kallal veel praegu töötame. Ma ei tea, kui kaugel on meie arendusteenistus sellega täna läinud, aga ma tean, et sellega tegeletakse. Ja võib-olla ma täiendaks sind ka, Andres, kui sa lubad, et tegelikult on ju niimoodi, et ma usun, et enamus siin saalis olijatest hoomab, et suurtööstus saab praktiliste lahendusteni jõuda ikkagi läbi teaduslike ja teaduslikel lahendustel põhinevate niisuguste uurimistööde tulemuste. Ja mul on väga hea meel, et küsimus tuli Tehnikaülikoolist, järelikult teil on siis ka välja töötatud või vähemalt väljatöötamisfaasis selliseid projekte, mille tulemusi me saaksime suurtööstusest tulevikus praktikasse rakendada, nii et tänud selle eest ja olete oodatud meile neid tutvustama lähiaegadel. Aitäh teile! Nii, veel on küsimusi? Et kui ma hetkel ei näe siit, siis ma küsin ainult ühe lühikese asja, et Andres, sa rääkisid meile vägevast kombainist. Oled sa seda uue põlvkonna tehnikat ka ise näpuga katsuda saanud? Tead, meil isegi vist selle Saheraina paneeli osas või kuskil me puudutame seda veel natuke, aga tead, Olavi, ega see ei olegi tähtis. See ei olegi tähtis, kas mina olen seda saanud katsuda ja vaadata. Ja. Ma teile võin kinnitada seda, et tähtsam on see, et meie insenerid, meie tehnoloogid saaks seda katsuda, aga kui sa nii põnevalt küsid seda, siis mul on siin üks hea pilt kohe võtta, et vaatamata sellele ma olen katsunud seda. Selge. Ja ma olen oma loomult kärsitu ja selline hästi hands-on juht olnud, et ma olen võimaluse piires ikkagi alati meie inseneride ja mäetehnoloogidega kaasas käinud neid vaatamas.
ja see ei olegi tähtis, milline mina sealt välja tulles välja nägin, nagu te näete paremalt poolt üsna rõõmus, aga see vasakpoolsel pildil on näha meie Narva karjääri peainsener Sergei Galabuhov, meie arendusest Erki Kaisla, Pavel Onutšak, et tähtsam on see, et need inimesed mitte ainult ei näeks paberi peal seda tehnoloogiat töös, vaid reaalses elus ja see pilt on üsna kujundlik siin juures. Tõsi, see pilt on tehtud meil Poolas ühes söökaevanduses ja miks ma nii rõõmus ja roosasel näost olen, et selle kaeve sügavus seal on 600 meetrit ja temperatuur selles kaevepiirkonnas seal kuskil 30-32 kraadi, nii et aga ma roomasin ja käisin kõik need kohad ka ise läbi. Ja ma usun, et sa oled rõõmsa näoga ka siis, kui sa sealt välja said. Absoluutselt, absoluutselt. Aitäh, Andres!